Hei, teeme täna lillkapsa snäkke. Selleks eraldame õisikud lillkapsast ja paneme need lillkapsa õisikud kastrulisse. Nüüd, kui oleme lillkapsa õisikud ära tükeldanud, siis raputame siia õisikute peale ka kuigi palju soola. Ja kallame nende õisikute peale külma vee. Nii, nüüd on siin potis õisikute peal olemas külm vesi. Ja me lisame siia 2 viilu sidrunit. Ja me koorime ühe sibula. Lõikame selle kooritud sibula 4-ks. Eemaldame need sibulad üksteisest. Lisame ühe loorberilehe. Vaatame mõne ilusama. Hea küll, mingu 2 lehte. Ja asetame need lillkapsa õisikud 10 minutiks pliidi peale keema. Nüüd, kui oleme neid lillkapsaid natukene keetnud, umbes nii 5-10 minutit, ma arvan, et mul läks 10 minutit, siis võtame need sidrunilõigud, loorberilehe ja sibulatükid siit õisikute seest välja, kurname need lillkapsad sõelal ära. Lillkapsas on nüüd sõelal ära kurnatud ja me laseme sellel natukene jahtuda. Nii kaua, kuni lillkapsas siin sõela peal jahtub, ma olen kaussi 3 muna. Nüüd oleme nende snäki tegemisega nii kaugel, et ma klopin need munad kahvliga kergelt lahti. Lisan siia natikene tavalist soola, umbes täpselt. Lisan natukene siia ka küüslaugusoola. Aroomisoola ja segan veel korra. Lisan siia küüslaugu graanoreid. Nii. Ja lisan ka röstitud sibulaid. Kuigi palju. Kui hea lõhn. Ja nüüd lisan siia erinevaid paprikasegusid, kõigepealt minu lemmik suitsetatud paprika. Mis me mängime? Paneme otsa. Suitsetatud paprikaga ma kokku ei hoia.
natukene kannipaprikat. Ja siis veel tsilipaprikat. No seda ma nii kergekäeliselt ei puista, et sellega ma võin natsa tagasi hoida. No mul on tahtmine veel siia seda röstitud sibuleid panna, panen veel. Nüüd ma kisun mõned rosmariini lehekesed siit oksa küljest ära. Nüüd hakin need rosmariini lehekesed pisikesteks tükkideks. Ja nüüd, kui rosmariin on hakitud, me lisame selle siia munasegule. Vahepeal raputame kaussi umbes 3 supilusikatäit maisitärklist ja tehke need lillkapsaõisikud ilusti maisitärklisega kokku. Kui vaja, siis kasutage pintslit, et need lillkapsaõisikud saaksid ilusti tärklisega kokku. Me võtame riivitud parmesaani juustu, kallame juustukesse kaussi ja edasi on kõik juba väga lihtne. Me asetame maisitärklisega kaetud lillkapsaõisiku munasegusse, seejärel riivjuustu sisse ja nii edasi, kuni kõik need lillkapsaõisikud on munasegust läbi käinud, riivjuustuga kokku tehtud ja ahjuplaadile asetatud. Lillkapsasnäkid on ilusti kenasti ahjuplaadile laotud ja nüüd lähevad need lillkapsasnäkid ahju 200 kraadi juurde ja küpsetan neid 15 minutit. Ja valmis need juustused lillkapsasnäkid saidki. Aga ennem, kui ma need taldrikule tõstan, lasen ma neil siinsamas plaadi peal natukene jahtuda. Minu lillkapsasnäkid on nüüd valmis. Neid valmistada on veidi tüütu, aga väga hea on neid süüa.